tänäses loengus pöörduksin ma teise maailmasõja järgsesse perioodi. Nagu te mäletate, eelmises loengu lõpetasin ma siis teise maailmasõja lõpuga 45. aastal. Nagu üld- ja populaarsemalt on teada, kulmineerus teine maailmasõda Berliini lahinguga, kuid Jaapan astus veel ka omakorda vahele ja ründas USA'd ja teine maailmasõda lõppes USA rünnakuga aatompommiga Hiroshimale. See oli siis hetkeline meenutus eelmisesse loengusse. Ja nagu lubatud, hakkan ma siis sõjajärgsest perioodist pihta. Loomulikult Berliin, rusutud varemetes, nälg ja inflatsioon, tohutu inflatsiooni jälg, mis tekkis ju peale esimest maailmasõda. Vaesus, kuid tarmukad inimesed lihtsalt hakkasid ja tulid kokku oma linna üles ehitama, samamoodi ka Moskva. Ja hakkas suur ülesehitus ja tuli ka muidugi seal välja mehi, kes teadsid palju pargiajaloost. Näiteks Peterburgi kuulus Peeter I park, kus on palju poogitud hekke ja põõsaid. Tuli ju see park taastada. Taastati siis seda nõndaviisi, et tavalised sõdurid, kes nüüd olid ühtäkki tavalised töömehed, lükata ja tõmmata madala palgaga. Palka ju raha mõttes ei saanudki, lihtsalt käärleiba ja naramotu. Oli seal siis spetsialiste tsaariajast järgi jäänud, kes ütlesid, et hekki tuleb pookida nii. Vana halli habemega mees, bojarin välimusega, tuli näitas talu sõjameestele, kuidas neid nimetada, ei teadnud keegi sel ajal, ei tea minagi. Tuli näitas meestele, kuidas põõsaid pookida. Võttis lihtsalt oksa noaga maha, uuristas sinna augu ja näitas alguses näpuga, et näete, siia tuleb pookida. Siis võttis perse paljaks, lasi kõvad laksud sitta vastu Peeter I hoone varemeid. Sitta plaksus siia ja sinna laiali, see haises ja auras. Ja siis võttis oma kuivetunud türa välja, mis oli kange ja pruun ja sooliline nagu männijuurikas ja kukkus nikkuma seda vaest loomipuutüve. Ütles, et vot maltsiki, et ta ei jest pookimine. Muidugi olid talumehed sellest episoodi nägemisest kiima läinud. Oli ju iga auk nende jaoks lausa meekärg. Sõdurid võtsid kõik püksid paljaks, lõikasid kõik oksad seal pargis, nendelt puudelt, mis vähegi järgi olid jäänud maha, uuristasid sinna kruvikeerajatega augud ja kukkusid neid oma väsin tahmaste, kuid vinnasmunnidega nussima. Vaesed ploomipuud, ütles kunagi Puškini ilus värss, kuid Puškin ütles seda 150 aastat ennem. Puškin ei oleks seda üle elanud. Sinna tuli veel juurde tankide ja kahuritega sõjamehi, kes kõik hakkasid nikkuma. Kõigil ei jätkunud ju ploomipuid, nagu alati nikutavaid asju ei jätku siin elus jogudele. Pandi kahur tööle,
kahuri otsa pandi murumättäid, segatud kassi ja koera ja jänese kehadega. Lasti sisse täis õhku. Seal oli mättatükke, mis meenutasid naiste vittu. Oli koera tükke verest niretavad, kuid sõdurile paistis see ilusa limasena, mida saaks panna. Jänese kõrvu, oote, kassi sabasid, mida kõike taevast lendas ja kõik hüüdsid hurraa, hurraa. Сейчас мы тоже можем ебаться ja hakkasid koera tükke nussima. Verd lendas nende karvastikust sääri mööda allapoole ja sellest saigi kuulus müüt alguse. Eeva nõretab verest.